tere! Mis sobiks trepiaugu monoloogiks? Valisin uue elukvaliteedi murrangu sinise esmaspäeva tekstiks. Ääretult armastatud, kuulatud, jälgitud Dubai eestlase Andero Pebre teksti Pärsia viigast. Ehkki Andero üldjoontes enamasti 99% on huviga isegi jäljendatud, mitte ainult jälgitud, kes ei tahaks Dubais teha asju, teha neid hästi ja edukalt. Selle konkreetse teksti ees sai noor härra koledasti sugeda. Ei karda ta ega ma oma mõtteid väljendada. Ja seepärast see ongi niisugune trepiaugu tekst. Korrastame õigekirja, refereerime, aga sina saad kirjutada, mida sa tead Pärsiast, Bütsansist, Mesopotaamiast. Ahaa. Kes sulle seda Pärsiat sümboliseerib? Ega ometi Salomoni ülemlaul või miski. Valik on sinu, mida sina kirjutad. Andero kirjutas nii. Küsige endalt, miks alates jaanuari protestidest on kogu Iraanis siiamaani kokku internet täiesti välja lülitatud? Kas sellepärast pigem kokku kaarekesega, et kogu rahvas palavalt armastab oma valitsust? Või sellepärast, et režiim teeb kõige hullemaid koledusi ning ei taha, et need lekiksid, koledused mitmus, lekiksid välja ja rahva seas siseriiklikult. Iraanis paluvad naised põlvili Trumpi poole, kelle kodude kõrval plahvatavad strateegilised pommid, poole, kelle kodude, ja me tõstame sõnade järjekorra õigeks. Iraanis paluvad põlvili Trumpi poole naised, kelle kodude jada, mitte poole. Niisiis pommid, et maha. Palun ärge lõpetage, president, pommitage edasi, miks? Võib-olla see siin on chatu stiil, hakkab külge kõigile meie õpilastele otsast juba ka. Siinkohal siiski olgem korrektsed, see on võib-olla. Kirjutame selle välja, aitäh, ja nii on. Võib-olla sellepärast, et vähemalt 45 000 iraanlase väikese tähega rahvus ja keeled väikeste tähtedega. Vähemalt 45 000 iraanlase haiglasliku režiimi vastu protestijate massimõrvast te ei kuule midagi. Kus naised kõnnivad tänaval ja neile lastakse mitte snaiperitega, vaid snaiperite poolt. Snaiper tulistab, nii et
snaiperid lasevad neile katuselt 2 silma vahele. Aga vaata, kui ruttu ja lihtsalt saabki sellest hädaorust minema. Kus järgmise lause alguses on ülearune, lause algab, käiakse koputamas kodudes ja kui saadakse teada, et sa oled olnud kas või väiksemal määral protestides kaasosaleja, 1 sõna, pole sidekriipsu vaja, kaasosaleja lastakse momentaalselt koduukse najal maha. Nende tõmbame maha, pole vaja. Lastakse koduukse najal maha, laste silme all, 2 sõna. Ja lapsed võetakse sinna kooma, kuhu ikka lapsed võetakse selles haiglaslikus maailmas ja sellises haiglaslikus režiimis. Beebipraeks tehakse. Ei teadnud või? See on tõde kahjuks. Ma räägin siia lõpetuseks ühe tõesti sündinud looga. Eelmisel aastal, käänet kasutame, Dubai Mallis oma asju tehes mul oli korra tunnike vaba aega, läksin kohvikusse. On parem see pikk vorm, kohvikusse. Punkt. Uus lause. Võtsin oma kohvi, koma, istusin viimase laua taha. Kuna ruumi palju polnud, koma, siis tuli, tõmbame maha, siis pöördus minu poole üks noorpaar. Et ära, me kunagi ei ütle, et kas, noorpaar, kas nad võivad, minu ette ei ole vaja, kas nad võivad sama laua taha istuda. Ma olin loomulikult nõus. Tandrida, helesiniste 1 sõna, silmadega ja kastanpruunide 1 sõna või isegi natuke blondikate juustega naisterahvas, naisterahvaga. Kuidagi tõmbame maha, naisterahvaga hakkasime rääkima. Pilt ilusa, 1 sõna näoga. Siis me ütleme kergete tedretäppidega või siis kergete tedretähnidega. Meesterahvas nii hästi inglise keelt ei osanud, ma olin täiesti kindel, ma olin näpukas, et naisterahvas on Venemaalt või kuskilt sealt kandist pärit. Lõpuks ma küsisin, kust te pärit olete, kust nad pärit on. Ja siis koma, kui naisterahvas ütles, et Iraanist, ma olin täiesti hämmingus. Niisugused näpukad juhtuvad, kui me kirjutame telefoni abil. Arvutiga tiperdades oleme palju täpsemad ja osavamad. Küsisin, et päriselt ta vastas, koma ja et ära, ta vastas jaa. Ma küsisin, et maha, kui tavaline on see, et Iraanis sinu väljanägemisega naisi on. Ta ütles, et see on pigem haruldane, aga Iraanis
voolab 80 aasta tagustest aegadest Venemaa vereliin. Punkt. Uus lause. Kui Nõukogude päikesetähega väed Iraanis sees olid ja tema, kui me vastame küsimusele, kelle tema, siis me kirjutame selle tema pika vormi välja. Ja niisiis tema vanaisa oli venelane. Nüüd tõmbame maha. Lause algab tema. Tema on slaavi ja pärsia rassi segu. Ma pean ütlema, et see kombinatsioon loob ilusaid inimesi. Sigaverelised ongi kenad andekad. Milleks edasi jutt Iraani elu peale, sest sellel samal päeval nad pidid lendama tagasi Iraani. Ma küsisin kõigepealt, et maha, kas ta on islami usku. Ja islam on väikese tähega nagu ka kristlus. Kas ta on islami usku? Ta vastas, et ei ole ta. Ta oli vaba usku, nagu ütleb enamus eestlasi. Ma olin isegi natuke üllatunud, sest juba tol ajal ma teadsin, kui karm on Iraan oma islamiusu äärmustega. Islamiusu üks sõna, äärmusega. Ma küsisin, et ja aga, mõlemad maha. Millisesse? Ma küsisin, millesse ta siis usub. Ta, nüüd valime kumb siis, kas justkui või nagu. Pigem siis justkui. Ta justkui ei osanudki sellele vastata, aga mainis sõna headus ja tänulikkus. Ma sain juba aru, et ta usub eluseadustesse. Et maha eluseadustesse, kui sa oled hea inimene, siis kõrgem jõud ja Jumal sinu sees hoolitseb sinu eest. Ma siis küsisin, kuidas kuidas nii? Kas ta on vabausklik? Kuidas on tal, kes ta on vabausklik, elu Iraanis? Oli näha, et see küsimus tekitas temas ebamugavust. Ja ta pööras näo kõrvale, et leida õigeid sõnu. Ta ütles, et sellest hetkest, kui ta räägib endast, sellest hetkest, kui ta maandub lennukiga Iraanis, on ta kohustatud kandma musta rüüde, nii et ainult silmad on näha. Dubai Mallis teda kohvikus nähes ma ei oleks seda pilti isegi osanud ette kujutada, sest ta oli täiesti tavalistes riietes. Juba tol ajal
ma teadsin, et ka Iraanis on inimesi, kes vaikselt tahavad sellest režiimist välja tulla ja ma mäletan väga selgelt, mida ma temalt järgmisena küsisin. Mida küsisin? Ahaa. Kas sa oskad mulle umbes öelda, kui paljud Iraani naistest kannavad, täna tõmbame, ütleme tänapäeval, mitte konkreetselt täna, vaid tänapäeval kohustusest musterüüd ja kui paljud kannavad seda. Kui paljud kannavad seda siirast usust ja traditsioonist, uhkusega, tahan rida. Ta mõtles korra, sõnade järjekorda, ta mõtles korra ja ütles koolon, jutumärgid algavad, ma suure tähega, ma arvan 80, 20-le, jutumärgid kinni. Ma küsisin, et maha 80% siis siirast usust. Ta ütles, et ei, 80% kohusetundest või kohustusest. Ma olin järjekordselt üllatunud, sest ma poleks arvanud, et see päris nii on. Ma uurisin veel seda, et kas Iraanis hakkavad inimesed juba vaikselt vastu ka sellele usuhullusele. Ja ta vastas ei, Ta vastas jaa. Inimesed aina enam igal pool, 2 sõna, igal pool linnades protestivad, kuid ta ütles, et seda teevad ainult väga julged, kellel pole enam vahet, kas nad surevad või elavad, sest protestimiste tagajärjed võivad olla väga karmid. Me kindlasti rääkisime veel huvitavatest asjadest, aga vahetame sõnade järjekorra, mul pole nii hea mälu, et kõike meeles pidada, sest see oli umbes pool aastat tagasi. Ja ma poleks arvanud, et pool aastat hiljem võis tema iga lause või sõna osutuda tähtsamaks kui kunagi varem, arvestades seda, mis Iraanis tänaseks toimub. Mul on väga kahju, et ma unustasin ka tema nime, sest muidu ma paluksin, pöördelõpp, paluksin kõrgematel jõududel kaitsta seda hinge Iraanis. Punkt. Uus lause, ma. Ma võin öelda, et see hing oli väga puhas. Siniste silmadega naisterahvad. Sellises sellises riigis toime tulla. Oi, olgu Jumal sinuga väikese tähega. Jutuks, no see sõna. Sinuga väikse tähega. Ja kaitsku mitte USA sõjaväega Trumpi eest, vaid kaitsku Iraanis tegutsevate terroristide eest. Ja jätkub terroristide, Iraani valitsuse ja haigete inimeste eest, kes lasevad maha külmavereliselt 10 tuhandeid naisi tänavatel. Ma ärkasin täna hommikul üles ja mulle tuli sekundiga selge teadmine, et ma pean selle loo ära rääkima. Ja mulle tuli see alles nüüd meelde.
selline lugu. Täname taevast, et Eesti tänavatel kõndides sa naisena ei kanna seda, et naisena sa ei arva, et sa võid järgmisel sekundil saada lihtsalt lampi kuuli otsa ette. Täname taevast, et trepiaugust paistab taevas, kuidas kellelgi. Palun laske meil Eestimaal elada. Palun jäägem oma isade maale. Olgem hoitud. Aitäh tekstide eest, härra Pebre, ja aitäh sulle, kallis.